Tere siis minu poolt teile. Et välja kuulutati, et e-piima poolt, aga kõigepealt ma räägiks ikkagi sellest oma põhitöökohast ehk Orkita Põld OÜ-st, mis siis tegutseb siin Märjamaa vallas juba aastast 1991. Ja asutasime siis selle Orkita Põllu Kastikülas Märjamaa vallas. Hetkel siis tänasel päeval on meil tööl 27 töötajat, varasi on meil 6,4 miljoni euro eest. Eelmise aasta käive oli siis 2 29 000, ligi 2 miljonit. Kasutame maad kuskil 2650 hektarit, et siin oli välja toodud number 2600 siin videos, et see on enam-vähem õige, et meil on igasugust muid maid ka, et mis ma olen siis rohumaale pannud. Olen siin välja toonud siis põhilised asjad, millega me tegeleme, siis on teraviljakasvatus ja piimakarjakasvatus. Tegelikult on siis maakasutuse kohta räägiks siis nii, et 1200 hektaril kasvatame teravilja, see on väga mitmeid liike, nii tali- kui suviviljasi. Seal on väga erinevad kultuurid, et natuke riske hajutada. Õlikultuuridest me tegelikult täna kasvatame ainult suvi- ja talirapsi, ehk rapsi. Kaunviljadest on siis valikus Ernes ja Uba ja rohumaid on siin toodud kuskil 900, sinna all on siis kõik maad toodud. Rohumaadelt me toodame siis rohusööta lehmadele ja noorloomadele. Kuskil lüpsilehmi on 560 ja ülejäänud 550 noorlooma, seal on siis väiksed vasikad, noorloomad, pullvasikad me ei kasvata, need me müüme kuskil kuu jooksul ära. Sellest pikast ajaloost, et kui siin enne Kristjan Lepik ütles, et 3 aastat, siis meil on seda iga natuke rohkem, et siis selle aja jooksul on igasuguseid aegu nagu olnud ja võib-olla kogu selle pika perioodi kõige suurem investeering oli meil siis Aimresse rajatud Aimre lüpsirobotlaut. Siin on üks pilt, kus on siis toodud välja see lüpsirobot ühelt poolt ja teiselt poolt ja neid on meil 8 tükki ja neid on aastast 2011, nad olid tegelikult paikas ja tööd alustasid nad siis aastal 2012, kohe jõuame sinna. Et robotitest veel nii palju siis, et esimese lüpsiroboti valmimisest maailmas saab siis täna aasta 25 aastat, et 1992 tehti siis esimene lüpsirobot. Neid mudeleid on väga erinevaid olnud, et kui te eelneva pildi nägite, et see oli A4, et siis eks ta hakkas A1-st pihta ja Eestis on esimesed robotlaudad tulid A3-ga, need on siis Leli lüpsirobotid Hollandist pärit. Meil tekkis idee selline, et rajada siis suur farm oma tootmises, idee oli aastal 2005 juba küps, siis käisime natuke ringi mööda maailma ja vaatasime, kuidas need masinad seal töötavad, erinevad värvi on neid roboteid ja nii edasi, vaatasime nii ja siis sealt tekkis see idee, et oleks need punased robotid valida. 2007 oli tegelikult meil valmis ka juba eelprojekt ja enam-vähem ka maksumus ja kõik see, aga lõplikuks ehituseks läks siis aastal 2011, et miks nii kaua aega võttis, et teatavasti on üks 8-ga lõppev aasta, kus oli see nõndanimetatud masu, et see jättis meile kõigile oma jäljed, nii meil ka, et me ei saanud vajalikku finantseerimist enne ja ühesõnaga nii ta läks. Et 2011 maikuus me alustasime ehitust ja põhimõtteliselt avamise me tegime veel 25 november 2011 ära, aga esimesed loomad ja robotid alustasid siis tööd aastal 2012 jaanuarist. Et mis seal siis on? Täna on seal siis
8 lelilüpsirobotit, rajasime sinna Belloni lintsöötmissüsteemi ja Belloni ventilatsioonisüsteemi, et mis sellega siis kaasnes, et need robotid töötavad siis tegelikult ju, lüpsavad tegelikult 24 tundi ööpäevas, välja arvatud sel ajal, kui teostatakse korralikku pesu, aga kõige selle juures käib tegelikult kaasa ka selline asi, et kogu selle uue farmi rajamisega osteti sisse kõik uus karjahaldussüsteem, karja jälgimissüsteem, loomade jälgimissüsteem, loomade tervise jälgimine ja meil on igal ajahetkel võimalik iga looma kohta saada piisavalt infot, selleks on olemas seal skännerid ja lugejad ja mälud ja piimajuhtimisprogrammid, samuti piimatoodangu järgi saab kontrollida kohe, kui palju keegi midagi tootis, kas on mingi älve, iga lüpsiga kaalutakse loomi, loomadel on kaelas aktiivsusandurid ja nii edasi, kõik see, mis võimaldab palju operatiivsemalt ja kiiremini jälgida, et loomal oleks hea olla ja kõik selleks, et ta siis oleks tal hea olla ja et ta annaks meile kvaliteetselt piima. Et ma tõin siia ka mõned numbrid, et kui me selle investeeringu tegime, et mis siis peale seda nagu juhtunud on. Et võib-olla lisada ka seda, et me oleme kasutanud siis täna kõiki neid pilve- ja internetiteenused, et tegelikult on meil võimalik kogu seda piimatootmist ja ka söötmissüsteemi jälgida ükskõik mis punktis, kes sellega haldab, on võimalik söötmisratsioone muuta ja seda kõike saab teha üle interneti. Et siin võib küll natuke avaliku sektori kohta öelda seda, et see taustsüsteem on natuke nagu nadi, et meil see internetiühendus on nagu kehva, et Pärnu maanteest asume nagu 1,5 kilomeetri kaugusel ja valguskaabel jookseb sealt läbi, aga meie sellest osa ei saa paraku. Et mis siis natuke tekitab ebamugavusi, et see tegelikult kogu see süsteem nõuab nagu väga head sideühendust, et väga palju see karjahaldusprogramme ja uuendusi viiakse läbi kuskil mujal maailmas, kas Hollandis või Türgis või Taanis, et kõik see vajab nagu väga head ühendust, aga me oleme siiamaani hakkama saanud. Aga nüüd siis natuke numbritest. Et aastal, kui me seda lauta ehitasime, tootsime me 1959 tonni piima, tähendab müüsime, et meie jaoks nagu põhiline number on tegelikult see, et kui palju me midagi müüme, et sellest me saame ka sissetulekut, et tegelikult peab nagu seda vaatama, palju sealt siis raha tuleb ja saime sellest siis 611 000 eurot. Meil oli kuskil 300 lüpsilehma, laut ise tegelikult mahutab 640 looma kohta, 560 lüpsilehma mahutab, et meil esimestel aastatel see nagu täis ei olnud see laut, et me selle perspektiiviga ta ehitasimegi, et pika peale saab ta nagu täis. Nii, 2012 me tootsime siis 3182 tonni piima ja saime sellest 925 000 eurot. 2013 me tootsime siis juba 4265 tonni piima ja saime 1,399 000 eurot, et siit on nagu näha see, et siis nagu selle lauda toodang ja ka raha, mis sealt nagu me tulevikus saime, mille nimel me siis selle investeeringu ja kõik selle asja tegime, et see andis meile siis ka tulemust, et tulemus oli täiesti okei. Tõin siia kõrvale ka veel ühe aasta, kus meil on siis aasta 2016, et see on siis eelmine aasta, kus me müüsime 4370 tonni piima ja saime sellest 1 000 000 eurot. Et ma tõin selle lihtsalt selleks näiteks, et väga palju meie tegevusest sõltub nagu tulem on nagu see, et mis see toote hind on, mida me müüme, et kui toote hind ikka väga madal on, et tooda kui palju tahad, et rahaliselt laekub vähem. Et paraku olid sellised aastad, et kui me 2013 lõpus, 2014 alguses saime nagu lauda loomasid täis, et siis toimus nagu selline lugu, et lihtsalt piima hind hakkas langema ja nii tuli see paar aastat üle elada.
Ja mis me piimatoodang siis vahepeal teinud 2012, kui me alustasime, siis selle laudaga oli meil keskmine väljalüps 7496 kilo lehma kohta, see on jõudluskontrolli andmetel, ja eelmine aasta oli siis 9186 kilogrammi lehma kohta, et see esiamine hüpe tuli päris ruttu, aga nüüd edaspidi võtab see natuke aega, et vaikselt nagu tõuseb, et see aasta on ka natuke tõusnud. Et selline lähenemine siis on, et meie valisime jah, et siis need robotid, et mis ma võin veel öelda, et me toodame piima ja nende aastate kohta, kui meil on see robotlüpsilaut olnud, et meil ei ole olnud probleeme piima kvaliteediga, et piima kvaliteet on alati olnud kõrgem sort või kus me müüme e-piimas on juustupiim, et sinna juustu tootmiseks ja üldse piimatoodete tootmiseks muidu kvaliteetset piima vaja. Et me oleme saavutanud selle, et see on tõesti siis see lüpsmine kontrollitud ja kui on loomal mingisugune häda või haigus, et siis tegelikult on need lüpsirobotid varustatud sellise seadmega, mis siis analüüsib selle piima koheselt ära ja tegelikult ta siis eraldab selle kohe praaki, nii et selles mõttes me oleme kasutanud neid viimaseid andmed, mis on olemas, et see robotlüpsilaudas olevad robotid siis on iseenesest on robotid, aga nendega kaasas käib siis kogu aeg see tarkvara ja tarkvara uuendus ja andmete töötlemine ja nii edasi, et kõik see on nagu igapäevane tegevus, mida me siis nende moodulitega siis oleme, mida siis kogu aeg siis selle maailma praktika ja kõigi pealt nagu võetakse, et me oleme nagu sellega kogu aeg kursis. Ja kui mingid uuendused toimuvad, siis toimuvad nüüd meil ka alati ja see annab meile võimaluse siis kasutada nagu paremaid võimalusi piimatootmisel, et sama moodi automaatselt me saame siis söötmist juhtida, et meie laudas on söötmissüsteem on niimoodi, et mikser teeb sööda valmis ja lauta viib siis ette selle sööda lint ja lindiga jagatakse siis 4-6 korda päevas, et loomad käiksid siis robotis või tähendab ringi, et saaksid kogu aeg nagu süüa ja et nad liiguksid. Nii, see oli nüüd, mida me siis oleme nagu teinud või mida me arvame, et oleme teinud, mis oli nagu piimatootmises, et piimatootmise kohta veel nii palju, et eks neid lahendusi on ka teistel seadmete müüjadel ja karjahaldusprogramme ja kõik see areneb kõigil, et ega selles mõttes on piimatootmine Eestis kas ta on siis robotite baasil, platsilüpsil või karusselli baasil, kõigil see on tegelikult Eestis on väga hästi arenenud, et kasutatakse küll viimase malli tulemusi ja ma täpselt ei tea, aga Eesti on oma piima kohta väljalüpsilt kas teine või kolmas üldse Euroopas, nii et meil on väga kõrge tase, et siin mõningad väljapool meie mandreid olevad riigid on muidugi tipud, aga selles mõttes Eestis on piimatootmine ja piimafarmid väga heal tasemel. Siia me oleme toonud lihtsalt nüüd taimekasvatusest ühe pildi, mille juurde ma räägin siis veel paar asja, et see ader on nüüd paar aastat, see mudel on vana, et see on tegelikult kuidas öeldakse, iPlug ehk internet, võime öelda niimoodi, et Eestis nutiader, et põhimõtteliselt kogu selle adraprotsessi saab juhtida kabiinist ja sellega on võimalik siis, kogu selle seadmega on võimalik siis põld ära mõõta, ader ise arvutab välja, mismoodi seda künda ja hoiab sirget vagu ja kõik näeb väga ilus välja. Et need on nüüd esimesed nutiadrad, et see on nüüd Kverelandi oma, aga nüüd see aasta vist on veel tulnud, aga see on nüüd paar aastat vana ja neid selliseid atlusi on juba Rapla maakonnas päris mitu. Kui korra see ader selle põllu ära mõõdab, siis ülejäänud seadmetega, kui sinna põllule minna kas külvikuga, väetsikülvikuga või teraviljakülvikuga või kombainiga või taimekaasjapritsiga, kui see põld on korra mõõdetud, siis
rohkem seda tegema ei pea, et siis juba kõik käib nagu üle nende nutilahenduste, käivad need asjad kõik ära. Et on võimalik siis mälust neid asju üle korrata. Et samad asjad on siis taimekaitsepritsil ja teraviljakülvikul ja nii edasi, et me kasutame siis kõiki neid satelliitühendusi ja kõiki neid muid võimalusi, mida täna siis on võimalik kasutada. Nii, ja ma Orgita põllu kohta võib-olla lõpetakski, et siin on üks pilt, et kui oli siin avatud talude päev, siis oli meil see ka avatud ja külalisi käis väga palju ja maitsti piima ja piim oli väga hea, nii et tagasiside oli meile selline, et see oli ehe. Aga huvilisi oli päris palju ja saadi nagu aimu, mida me seal siis teeme. Aga tänan siis selle osa eest. Kas on küsimusi? Minul on küsimus, et palju neid inimesi seal laudas tööl on? Laudas on alaliselt tööl, kui ma nüüd kõik võtsin kokku, 10 inimest. Et 10 inimest on tööl ja mis ma võin veel öelda, et enne kui meil see laud käiku läinud, et meil oli 33 inimest tööl, siis täna on meil 27, aga see ei ole ainult sellega seotud, et mõni inimene on lihtsalt vahepeal pensionile läinud ja meile asemele võtnud, aga põhimõtteliselt kuskil 10 inimest on selle asjaga hõivatud. Nii, ma näen seal kaugel ühte küsimust ka. Meie saame, jah, see teine pool, et meie saame täna hakkama, selleks on siis 16 robotit vaja, aga ühelegi küsimusele ei ole päris see vastus nii lihtne, et ega kui meil tänasel päeval ei ole seal laudas see 10 inimest, et meil on selle 10 inimese hulgas on need, kes need loomad ära söödavad, selle korraldavad, kes varmi juhib, kes loomade vahel käib, kes on öövalve, et meil on nagu kogu see protsess nagu kogu selle kompleksi jaoks on nagu 10 inimest ja kui meil on 1100 veistet, siis need inimesed, kes täna haldavad varmi, siis haldavad osaliselt seda 1100 looma ja neid teisi farme, nii et kus meil on noorloomad, et seda ei saa nii üheselt võtta, et iga ettevõttel on oma spetsiifika, oma lähenemine asjale, et meie lähenemine on täna selline. Räägiks siis natuke piimandusüst E-piim, mis on siis pikemalt ainult teemaks olnud, et ma läheks siis kohe edasi. Et E-piim loodi siis 1997, selle lõid siis Järvajaani, Põltsamaa ja Aimre piimaühistud. Aimre piimaühist on siis siit pärit. Ja tänasel päeval on meil ligikaudu 150 liiget, nii, need on nüüd eelmise aasta andmetel põhjal toodud, et varume me aastas umbes siis 90 000 tonni piima, ja kuskil teenusena võtame veel sisse, et 120 000 tonni toorainet siis me tegelikult töötleme kokku. Juustutööstus on meil Põltsamaal, pulbri- ja võitööstus on Järvajaanis. Ja nagu siin on kirjas, et sulatatud ja suitsutatud juustud tootmisüksus on Türil. Kogu grupis, E-piima grupis on tööl siis 250 töötajat. Aastakäive on 50 miljonit, millest siis see müügikäive, millest siis me tegelikult müüme täna Eestist välja 75%, ehk eksport moodustab 75%. Kapitali meil 14 miljonit ja E-piim on siis Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Piimaliidu liige. Nii. Läks edasi, anti vähe aega. Mida me siis toodame? Toodame juustu. Siin on sinises tulbas on siis meie toodetud juustus 2 aastal, meie toodetud tooted ja siis ülejäänud. Toodame siis 43% Eestis toodetud juustudest, ehk 8327 tonni ja ülejäänud tootjad siis toodavad 10 000, et selline on protsent. Võid me toodame, Eesti kogu võist me toodame 44%, ehk 2000 tonni ja pulbritest
toodetakse siis e-piimatööstustes siis 73% kogu Eesti pulbritest, et infoks veel selle või kohta võib veel niimoodi öelda, et kui te poest ostate e-piimavõid juustulillega, siis see on e-piima oma ja tegelikult e-piimatööstuses on valmistatud ka Valio kaubamärgi all tehtud või, et siis te teate, et tegelikult see on ühes ja samas tehases tehtud. Et teenuse korras, kuna Valio ise võid ei tee, ehk Alma, et siis see on seal tehtud, Alma võid. Nii. See ei ole mingi saladus, need kõik avalikest andmetest pärit, et mis me oma kapital siis selle 20 aastaga peaaegu teinud on, et siis siin see on nagu näha ja mis on siis varadega toimunud, et vastavalt 50 ja 18 korda on sellega tõusnud, et need on niisugused numbrid. Et täna võib öelda, et e-piimas Järva-Jaani on rajatud väga uus ja moodne katlamaja, mida siis juhitakse kõik arvuti teel, toodetakse auru, seal on G-kiht, hakke, puidu katlamaja, mis on täna siis väga paljudele uutele katlamajadele eeskujuks, et katlamajades on vaja toota auru, sooja auruga ja seal on võimalik siis arvuti teel hakkepuidust juhtida seda auruvajadust vastavalt vajadusele, et see on tehtud Eestis esimene ja seal on mõningad lahendused, mida siis täna uued hakkepuidu katlamajad ja rajajad käivad sealt nagu võtmas. Nii. Väga palju on siin olnud juttu pikemat aega, et Eestis on vaja uut ühistulist piimatööstust, täna e-piim on selles osaline, e-piim riik on viinud läbi juba vastavad taotlusvoorud ja e-piim on selle võitnud, või tähendab, e-piim on nagu selleks toetuskõlbulikuks või ühesõnaga 2 projekti vahel siis e-piim on välja valitud, on siis tänasel päeval selleks väga palju tööd tehtud ja siin võib veel niimoodi öelda, et väga paljude Raplamaa tootjate kohta, kes panid sellele uuele e-piimatööstuse rajamisele õla alla, kes astusid e-piima liikmeks ja tulevad oma toodanguga siis täiendavalt e-piima siis piima müüma. Tänasel päeval meie tootmismaht ei võimalda nende piima vastu võtta, aga siin veel kord väga suur tänu siis väga paljudele Raplamaa suurtootjatele, kes siis panid õla alla. Et selline asi nagu võimalikuks sai ja see projekt tänasel päeval on töös. Nii, uues tööstuses on siis plaanitud siis selline, et kui täna e-piim varub ligi 300 tonni piima, et siis edaspidi on uus tehas plaanitud esimeses etapis 1000 tonnise toorpiima vastuvõtuga ja kontsentreeritud vadakut päevas vastu võtta, see on ehk siis tänasel päeval on mõeldud selle all siis Alma või Võru tööstuse vadak, mis kontsentreeritakse Saaremaa, mis tuleks ka sinna. Mis me siis saame? Me saame tulevikus sellest piimast siis 33 000 tonni erinevaid juuste aastas ja 26 000 tonni vadakupõhiseid pulbreid ja üle 20 000 tonni piimarasva. Plaanitud on sinna muidugi täiesti uued ja maailmas trendi loovad vadakupõhised pulbrid, proteiinipulbrid, millest on võimalik siis teenida rohkem lisandväärtust, mis tagaks siis ka suurema raha piimatootjale kaasa arvatud. Samamoodi on juustutootmises plaanitud mitmeid paindlikke lahendusi, plaanitakse tulevikus toota Eestis sedartüüpi juustu, mida enne Eestis ei ole tehtud. Et uue tehase kinnistu on siis 14 hektarit suur, tehase ehitusalane pind on 23 000 ruutmeetrit ja eelarveline prognoos on 86,6 miljonit eurot ja kogu selle töö me teeksime ära 104 inimesega, see on täiesti automatiseeritud juustutootmine, ladustamine, kauba väljastamine, kõik on tänase parima teadmise puhul välja töötatud, välja vaadatud, samamoodi pulbrite tootmise viimased sõnad ja viimase sõna järgi, viimaste teadmiste puhul,
et alati saab võib-olla veel paremini, aga täna oleme me küll kasutanud nagu viimast kompetentsi, mis üldse olemas on, et kui kõik hästi läheb, siis 3 aasta pärast on see tehas olemas. Ja miks me seda nagu teeme, et sellepärast, et kõik meie tänastel kogemustel ja arvutustel näitab seda, et sellisel juhul on meil võimalik maksta sellise efektiivse ja uuel tehnoloogial baseeruva tehasega on võimalik piimatootjale maksta tänastes hindades 4–6 senti rohkem piimaraha liitri eest, nii et see ongi see eesmärk, mille poole me püüdleme. Et miks see nagu tasub ära. Tööd on sellega väga palju, aga töö selle nimel käib. Nii vist ongi kõik, jah. Suur tänu!